Tervitame kõiki raamatu- ja saunasõpru saunapealinnast Kadrinast. Kadrina valla raamatukogu hoidjad loevad teile täna ette katkendeid raamatust Eesti saun. Saun ja saunakombed meie pärimuskultuuris. Saunal on juba muinasajast peale nii ehitisena kui institutsioonina olnud eestlaste ja teiste Läänemere-Soome rahvaste elus oluline koht. Regulaarne saunaskäik, keriseekividelt kerkinud kuum leil ja vihtlemine kuuluvad tänapäevani iga õige eestlase puhtuse nõuete hulka. Pikka aega aga oli saunal hoopis laiemaid ülesandeid. Saun oli suurepärane tohterdamiskoht, kus oli hea lasta kuumal laval oma raskest tööst valutavaid nimmeid tohterdada. Samuti polnud paremat sünnituskohta kui kuumaks köetud saun. Saun sobis ka vaese mehe elamuks, kus ta küll saunaõhtuks pidi välja kolima. Igal juhul kuulusid saunikud varasemal sajandeil iga Eesti küla elanike hulka. Kõige selle tõttu on selge, et saunast ja selle ajaloost põhjaliku ja igakülgse ülevaate andmine on igati tervitatav. Nimetatud ülesande täitmiseks kirjutaski Tamara Haabi 70. aastate alguses raamatu Eesti saun, saun ja saunakombed pärimuskultuuris. Viht ja viha tegemine. Viha tähtsust saunas käimisel väljendavad mitmed vanasõnad. Vihata vihtlema ega koerata karja ei minda. Mine vihata sauna või rahata linna. Mis on saun vihata? Niisama kui voodi naiseta. Viha tegemiseks peeti kõige sobivamaks arukase oksi. Harva kasutati selleks sookaske. Viha tegemiseks vajaminevad oksad tuli valida hoolikalt. Need pidid olema painduvad, noorematelt puudelt võetud ja pehmelehelised. Tähtis oli, et nad olid õrnad. Nad ei tohtinud olla ka üleliia painduvad ega ka päris kõvad. Okste võtmiseks ei raiutud kaski maha, vaid lõigati oksad noaga. Ka murdmist ei peetud otstarbe kohaseks. Ladvad tulid jätta puutumata. Vihtade tegemiseks sobivaks ajaks peeti vana kuud, sest sel ajal tehtud vihaga vihtlemine pidi olema tervislikum. Mandril tegid vihtu enamasti naised, saartel ka mehed. Vihad pidid olema oskuslikult ja korralikult tehtud. Vihtade lagunemist saunas kardeti väga. See pidi olema halvaks endeks ja võis tähendada kadu ja lagunemist tervele majapidamisele. Sünnitamine saunas. Saun oli sajandeid ainus koht, kus meie esivanemad esmakordselt maailmavalgust nägid. Kui mõelda sellele, et rehetoas, suitsutoas oli elanikke sageli paarikümne ümber, on üsna enesestmõistetav, et sünnitaja jaoks oli saun mõnus, soe ja varjuline paik. Last ootava ema jaoks küttis saunaahju lapse isa. Seda võis teha ka mõni teine perekonnaliige või ka sünnitaja ise. Meie esiemad ei lootnud rasketel tundidel väga teiste abile. Sünnitamist ei peetud mingiks eriliseks sündmuseks. Sünnitaja pidi vahel koguni üksi lapse ilmale toomisega hakkama saama. Kui sünnitusolud hakkasid, pandi kohe tuluke saunaahju, õled põrandale maha ja sünnitaja tuli enamasti ise sauna. Et saun saaks soe ja kõrval lõhnata, eelistati küttematerjalina kase või lepapuud. Külast toodi ämmamoor, see võttis lapse vastu ja pesi saunas ära. Vastsündinu riietamisel peeti kinni kommetest. Nii pidid tütarlapse esimesed riided olema tehtud mehepesust. See pidi kindlustama õnneliku mehele saamise. Poisikestegi tulevikule tuli mõelda, et neid suur armastus saadaks, tehti neile riided naiste särgist. Mulgimaal on pandud esimesse pesuvette ka hõberaha. See pidi kindlustama meeldivuse vastassugupoolele ja tagama täiskasvanuna kure ja õnneliku abiellumise. Saunanaine ehk nurganaine jäi vastsündinuga sauna nii kauaks, kui tervislik olukord seda nõudis.
Tavaliselt oli see 2-3 päeva, vahel aga ligemale nädal. Saunas sünnitamine oli Eestis levinud veel 19. sajandi 3. veerandil ja enamasti kadus saunas sünnitamine 19. sajandi lõpul seoses köetavate kambrite ja ka rehest eraldi elamute ehitamisega. Kui taluneiud pidid mõisaäraga saunas käima. Läinud sajandi keskpaigas on mõne mõisa talupoegadel kohustuseks olnud abistada mõisniku saunas käimisel. Sellega on seotud vanarahva mälestused. 1885. aastal sündinud Emilie Haava jutustuse kohaselt pidanud tema vanaema noorpõlves 1840. aastal Rõuge mõisahärrad saunatamas ehk sannataman käima noored tütarlapsed järgi mööda. Ka tema vanaema järjekord oli kätte jõudnud. Vanaema ei olevat aga ilu poolest eriti silma paistnud ja saadetud mõisast tagasi. Mõisahärra öelnud, et kuna saun olevat külm, jäävad sel päeval saunatamine ära. Jutustaja ei saanud 100 aastat pärast juhtunut või õieti pärast mitte juhtunut oma rõõmu varjata selle üle, et vanaema mõisahärrale meele järgi polnud. Sellest, et noori naisi on käsutatud saunapäeval mõisahärrad pesema, kõnelevad ka Räpina õpetaja, pensionär Heeringa mälestused. Need annavad edasi tema vanaisa Maido Andrese jutustusi 19. sajandi esimesest poolest ja kõnelevad ilusast Torma talunaisest, kes käis saunatamas kohaliku mõisniku. Samast allikast pärineb ka lugu Torma talupojast, kellele oli ülesandeks tehtud mõisahärrale sauna kütmine ja pesuvee valmis seadmine. Kuna pesuvesi juhtus saama liiga kuum, kõrvetas härra oma nina ja põse ära. Talupojale määrati trahviks ihunuhtlus 30 kepihoopi. Nõidumine saunas. Kuigi sauna on pühaks peetud, on tema imet tegevat võimu rahva pärimuste järgi kasutatud nii headel kui halbadel eesmärkidel. Saun oli seotud mitmesuguste nõidumistoimingutega. Seal valmistati vanadest vihtadest kratte, paranduse hankijaid, kes oma valmistajale tema käsu järgi aardeid kokku kandsid. Samuti on saunas end muudetud libahundiks ja hundist jälle inimeseks tagasi. Nõidumistoimingud ei õnnestunud mitte üksi sauna sees, vaid piisas ka sellest, kui nõiduja sauna ligiduses väljas seisis. Inimene, kes teise karjale halba soovis, pidanud nõidudes sauna ligidal olema. Samuti pidanud loomade terveks tagasi nõidumine hästi õnnestuma, kui nõiduja oli võlusõnu öeldes seljaga sauna poole. Soodne mõju pidi vanarahva arvates olema ka sauna läve esisel mullal. Kui sauna läve alt pori võetakse ja lehma selga pannakse, minna lehm hästi rammusaks. Saunas on toimetatud igat laadi nõidumisi. Mõnel pool on tütarlapsed saunas küpsetanud nõiakooki. Seda pidanud tegema 3 vallalist tütarlast. Neil tuli sauna minna salaja, nii et keegi sellest midagi ei teadnud. Koogitainas võis ühine olla, kuid igaüks pidi omale ise koogi küpsetama. Tainas tehti soolane, saunast lahkuti vaikides. Kes unes juua tuli pakkuma, sellest saanud juba sel aastal kosilane. Head sauna-aastat kõigile! Kohtume ikka raamatukogus ja saunas!